hea. Kus panid tepsid kuuma? Mida? Mis sa tahtsid teha mulle? Mussi või? Lausa. Mussi. Jaa, seal on liivakühvel, jah. Teusiga liikuma ja natukene oleme ajaga lappes ja ma ei tea, mida ma lootsin, et ma jõuan ennem veel mõnes poes ära käia, aga iga kord on see maale minemine nagu teoorias tundub nii lihtne kõik pakkida ja mis see siis ära teha ei ole, üks ja teine ja kolmas paar asja, midagi erilist ei ole. Asju pole ka vaja enam pooltki nii palju pakkida kui siis, kui Teus oli väike ja beebi. Ja ikka see asi nagu läheb alati täiesti kontrolli alt välja ja kell on palju ja ma lõpuks jooksen ja tavaliselt kipubki nii olema, et Timo on ju tööl ja siis ma pean üksinda igasuguste asjadega tegelema. Ühesõnaga ma nüüd sõidan ja ma loodan, et Teusikene jääb tuule, tal on juba silmad kinni, aga praegu ta vist natukene teeb nalja. Küll ma loodan, et Teus jääb magama, siis ma loen kuskil raamatut, kui ta ärkab, siis me lähme käime mõnes poes ja siis vaatame, kus me Timoga kokku saame ja võtame Timo peale ja saame sõitma hakata. Ja lihtsalt täiega loodan, et see ilmaennustus, mis nädala keskel oli, et maal väga halvad ilmad, et see ei pea paika. Ja et me saame seal maal mingeid toimetusi teha ja asju ajada, ühesõnaga nautida ilma, nautida nädalavahetust. Nii, jõudsime Teusiga siia Riismaa juurde. Teus magas alla tunni aja ja minu raamatu lugemine läks sinna, et ma üritasin linna vahel ringi sõita, et ta magama saada. Nii et väga edukas lugemine. Teus on robotist vaimustuses ja me tulime roboti juurde, et Teus saaks vaadata, mis robot teeb. Nii. Vaata, Teus. No vaata, siin on. Teus ikka, vaata, siin on. Lähe vä? Jah, ta koristab. Hello! Saime Timo nüüd peale ja asusime maha poole teele ja Teusikene on õnne täis seal oma lihapirukaga. Aga see smuuti, mis ma tegin, panin kodus kõrre sisse, aga ma ütleks, et on paremaid smuutisid olnud, et see kombo nagu on nats kahtlane võib-olla. Ma oleks mega tänulik, kui keegi paneks mingite heade smuutide retsepte siia.
nagu pole viga, aga ma ei saagi aru, midagi mind igatahes häirib siin. Ja, aga ma joon ta muidugi ära, ta ei ole nii hull, aga igatahes võite siia kommentaaridesse panna mingeid häid retsepte, mis on tõesti maitsvad. Mis sul on seal? Sipakas. On vaa? Kus ta läheb? Ma ei tea, näita, kus ta on. Kus läheb auku? Siin on sipelgas. Siin auku läheb. Läheb või? Läheb. Kas viime asjad tuppa või tahad õues mängida? Õues mängida. On ukse kinni. Auto ukse või? Ja meie oleme jõudnud maale. Maale. Teavsi kiigud on kuskil sees. Aga peame kõik selle staffi viima tuppa. Vana tigu või? Kus sa tead, et ta vana on? Teate. Kas sa paned käe peale ja näitad ka mulle? No näita. Oi, ongi vana tigu. Ja ära võta seda. Tegi sulle ka pai. Mine tegi sulle pai. Tikud. Mine tee pai kõik. Mis jänku? Kes see on, Teos? Ei ole. See on ju Kiisu. Tere hommikust, Teus. Hea tissu. Kas maitseb? Kas vana? Jaa, Teusil oli tõesti tekk peal, Teus tudus. Kas vanaema tegi sulle muna? Kas muna on hea? Muna on hea. Jaa. Muna on hea. Tomat on ka hea või? Nii tore. Ei ole hullu. Hea tissu, kallis. Teus, mida te teete? Mis kooki sa teed? Tööd teed või? Sa oled kokk või? Sa ei jõua enam või? Väga raske tööpäev on siin mõnel juba kella 11-ks. See on see sirelihekk, mida tahaks pügada siit maalt ära. Aga noh, eks elu näitab, kas jõuab sinnani. Ma lähen kohe neid laudu värvima. Nii, see on siis see saun, mis mehed ehitasid. See on käru peale tehtud. Ja oi, mis vari see siin on, väga huvitav. Ühesõnaga, seal olid aknad, nad võtsid need aknad ära, need lähevad kinni. Ma ei tea, miks ta üldse ei taha fokusseerida. Väike kuidagi. Ja väljast ei näe just jah, väga hea välja, aga meil on moodrilauad olemas, ma lähen neid kohe värvima, ma kohe näitan teile seest ka, siin on eesruum on ka siis, väike boiler tuleb sinna, saab pesta
ja noh, ütleme nii, et ta läheb ilusaks, praegu näeb õudne kolahunnik välja. Aga hästi hea saun on jah. Ja mehed siis ise ta käru peal ehitasid, et teoreetiliselt saab teda ka vedada. Aga noh, praegu üldse, eks ju, loodus on ka nukker ja see nurk näeb siin väga nukker välja. Ja tegelikult siin ees on praegu kolalaudaga, tegelikult on see siis nagu tünn ja see tünn tuleb ka siis samasuguse voodriga. Ja saunaakel läheb ka vahetusele, ma kohe näitan seest ka. Nii, see on siis see sauna eesruum. See on ehitatud sellistest vanadest uste, sellised suured uksed nagu tõstukuste paneelidest enam-vähem. Noh, siin on kuumakindel materjal pandud. Siuke taaskasutussaun. Nii. Ja siia tuleb siis siuke pesuruum, eesruum. Ja see on siin täitsa tegemata. Aga lõpuks ma arvan, saab väga ilus, praegu on trööstitu. Okei, lahe, siin on praegu mingid madratsid sees. Selline see saun on seest ja see aken läheb ka vahetusele, kuna ta lõi siin esimese saunaga kunagi puruks, siis nüüd nad vahetavad selle välja ja tuleb natuke kitsam selline. Võt, igatahes selline see saunake siin on, ta on iseenesest muidu väga minna. Mina olen tuus. Nii tehakse laudadele ruumi, kuhu lauad kuivama panna. Ja Timo paat on seal, see mu isa vaat. Nii, värvimise station tuleb. Seda vana lauda kasutan, saab kuivama panna lauda. Ja seal taga on veel kõik, mis mul immutatud on juba mingi aeg enne talve. Aga ma arvan, et ma värvin täna kõik need lauad ära. Ma olen vähemalt entusiastlik. Nii, ma näitan teile unikumi. See on selline asi nagu muravei ja päris aus olla siis veel mõned aastad tagasi sellega on siin täitsa ringi sõidetud. Ma ei oska öelda, mida ta täna enam teeb, aga sellega on peaaegu kõik meist natukene proovinud vähemalt sõita. Igatahes mega pull riistapuu. Mummid on unnud, no. Sinuga moodi. Kas vanaema ei lasegi sul ise süüa, sa oled nagu beebi tita? Tema ütles, et vanaema aitab. Vanaema aitab. No hea küll, naudi siis. Teus, kes see on seal telefonis? Kes see on telefonis seal? Mammu. Sinu tätta või? Tata. Head isu, kallis. Isu kallis. Pannkookide küpsetamine. Teus tellis vanemalt pannkooki ja siis väike hapukapsasupp tuleb siit. Ta on ilus mammi. Ta on ilus mammi. Ta on ilus mammi. Ilus mammi. Nii, tulen mina toast, panin Teusi tuttu ja ta sõi seal ja särki-värkid hakkab juba varsti sealt ärkama. Ja ongi pandud juba uut tööd siia ja ühesõnaga hakkame siis uuesti värvima. Üks sats seal, uued ootavad värvimist, ühed on paadi peal. Ja saavadki täna kõik sauna välislauad siis
värvitud. No nii. Ja saingi valmis. Terve päev. Läks aega sisuliselt, ma ei tea, mis kell on. Aga viimane sats on siis siin. Kõige värskem on seal nende, mis iganes värvipukkide peal, maas seal. Laudade peal on eelmine sats ja esimene sats on siia paadi peale pandud, no see on peaaegu kuiv juba. Jah, hunnik värviseid asju, lahe, igatahes. Nüüd ma lähen vaatan, ma nägin juba kaugelt, et grill tossab ja varsti saab liha. Timo on vahepeal sauna elektri valmis saanud, muidu me tõime siia mingisuguseid lampe lihtsalt pikendusjuhtmega, kui me saunas käisime. Ja siin on ka ja siis seal all jah. Ja siia on nüüd pandud siis selline, ma ei tea, mingi plastikmaterjal on, siia jääb see pesuala. Aga noh, see tahab siin kenasti kõik näha, vett ja lappi ja pesuvahendeid. Ühesõnaga, võtta käib vahva, hakkab looma. Nii, ma sain nüüd tuppa. Emps on siin mango salsa salati ära hakkinud ja mulle anti see au seda maitsestama hakata. Aga see näeb juba nii hea välja. Ja siis me grillime täna, teeme seda Facebookis Roosa Pipar, võib-olla paljud teavad. Tema mingi retsepti järgi äkki oli Kaukaasia šašlõkk äkki. Nii et põnev, mis sellest välja tuleb. Aga mul on siin veel mango salsasse tšilli helbet panna, sest me ei ole keegi väga suured tšilli fännid, et muidu tegelikult käib ikkagi värske tšilli ja võib-olla kui seda imevähe nagu hakkida, et siis ta oleks ka täitsa okei. Aga siis see nagu ülejäänud tšillikaun läheb raisku lihtsalt ja siis laimi panen ka ja natukene vaatan, äkki panen paar tera soola ka moe pärast. Ja teise salati tegime ka kurgi, tilli, kapsa hapukoorega. See on siuke ka väga hea grilli kõrvale salat, sinna läheb, me paneme pisut steeviat, soola, pipart, äädikat ja siis... Äädikat ei pannud, panime sidronimahla. Okei, vanema teeb täpsustust kõrvalt, et nad panid sidronimahla, mitte äädikat, aga muidu kunagi meil üks sugulane, kes seda hästi tihti tegi, tema siis pani alati äädikat sinna. Aga põnev, ühesõnaga, eks kui see praekene taldrikus on, siis ma näitan. Me tuleme ikka. Panja pepuga kööki ja köögist suppa ja tule vanem püssi peale. Ei pane. Ei pane. No selge. Tule maitse nüüd. Just istusid. Noh. Midagi on puudu. Ei ole või? Ma küll ei saa. Kas hapukust või? Mina olen nii palju maitsnud asja. Mis maja see ehib? Sulle väga meeldivad need klotsid või? Sa teed enne ise või? Katja, teen või teed ise? No pane. Sulle väga meeldivad need klotsid või? Keelab ja auto. Tahtsid jah? Aga sa oled õnnelik, et vanaema tõi sulle nii uhked klotsid või? Nii uhked klotsid.
sulle meeldivad need klotsid, jah? Kiidab ja autot. aga milline see peab olema? Pane silm kinni. Vanama otsib Pane siis silm kinni. Oota, sulle puru silm. kiirabiauto järgmine Oota, kord. pane silm kinni, sulle liiv silm. Aga ma ei tea, kui suur see peab olema. Ja No milline? käepärane. Ikka siuke väiksemad. Kaukaasia pärane šašlõkk. Vaatame, mis sest välja tuleb. Siin on küüslauk ka, aga vanamale tegime natuke eraldi ilma küüslaukuta, sest meie vanama ei söö küüslauku. Nii, tulin, ronisin mina siia. Meil on tehtud siuke trepp vastu ühte puud. Kunagi meil oli ühe suure puuga siin siuke vaateplatvorm, aga tulin järve vaatama. Ja mida? Ma arvasin, et jääd on veel järvel peal. Aga mitte grammigi. Mitte kui grammigi. Nii ilus on siin jälle. Näita. Palju õnne sulle. Näita kui Remmele, mis sa sööd. Oota, ole paikal. Londonis. Kas sa sööd soolaliha või? Tulaliha. On hea või? On hea. Niimoodi lihtsalt läksid köökilaua peale ja võtsid soolaliha või? Kas vana Maime praatis? Teus, mis sa võtsid siit laua pealt? Mis sa võtsid? Kanakas. Mis sa võtsid laua pealt sealt? Kanakese. Mis kannakese? Sa võtsid sibulat ju? Kas sibul oli hea? Sul oli hea. Aha, tore. Nii, lähme Teusile jahti tegema, mina oma väga nigelate joonistusoskustega, aga loodetavasti Teus saab aru, väga põnev igatahes. Tere, kiikujad! Tere! Kuule, vaata, mis mina leidsin. Teusile oli jäetud. Kas vaatame? No. Emme leidis selle korvi. Ja see oli pandud selline pilt oli, mis, kus me minema peame, kas sina tead? Tead, võta korv endale. Lähme vaatame, kus me peame minema. Pühade jänku käis vaatama, mis võib olla postkastiga seotud. Kas emme hoiab korvi ja Teus vaatab? Emme hoiab korvi, Teus saab vaadata. No tee lahti. Mis seal on? Kas pühade jänku on käinud siin või? No vaatame, oota, emme aitab. Sa ei saa ise, jah? No, oota. Oota, emme aitab sind. Palun. Kus me nüüd peame minema? Pane korvi sisse see. Korjame kõik maiustused kokku, pärast saad vaadata. Vaata, kus me nüüd peame minema? Sa tahad oma korvi võtta? Jaa. Kus sa nüüd pead minema? Mis pildi peal on? Mis pildi peal on? Mis sa leidsid? Anna emmele see paber, vaatame, kus me minema peame. Kas siin on midagi? Ei ole või? Ei ole, aga siin? Oi. Ja uus pilt ka. Pane see korvi sisse.
näita, mis see on? Kas munade pühad on või? No võta ära. Oi. Mis juhtub munaga? Näita mulle, mis sa said? Kas pühade jänku tõi sulle maiustusi? Maiustusi tõi. Palju õnne sulle, palju õnne sulle, palju õnne, kallis vanaema, palju õnne sulle. Hello! Me oleme jõudnud nüüd Veldemanni puhkekeskusesse ja siin me olemegi mõned tunnid peale vanaema sünnipäeva. Väike siuke spa-osa. Nii, jõudsime pärale. Selline armas lauakene on kaetud. Arrukaid me rääks. Väga mõnus. Ei, ma ei saa siin tahtnud seda. Ipäeval. Nii, kutsume vahel. Nii. Palju õnne sulle, palju õnne sulle, palju õnne, kallis vanaema, palju õnne sulle. Nii, saunatatud, passutatud, Timo juba ootab meid seal mu venna ja lapsega. Ja nii tormine on ja külm on ja mu emps on nagu Londoni suvitaja. Pusadel peal ei ole. Aga lähme nüüd siis kodu poole. Igatahes väga-väga mõnus pesa on siin ja kodule nagu nii lähedal, et teinekord teab, kuhu basseini tulla, kui vahepeal endale ehita. Ühesõnaga, me läheme praegu poodi, sest et meil on vaja ühte toidukoort ja valgeid mune, sest ma tahan proovida kodus ka mune värvida veiniga. Ma äkki näitan seda. Vaatan korra natuke, kas see värav läheb ilusti kinni. Aga ma ei olegi jõudnud siia väga palju filmima. Laupäeval oli siis vanaema istumine meil seal ühes puhkekeskuses, kus sai siis sulistada ja saunatada. Ja ma ei ole jõudnud üldse oma materjali läbi vaadata ega vaadata, mida ma olen filminud ja mida mitte. Igatahes ma mõtlesin, et ma tõmban selle video otsad selle klipiga praegu siin kokku, sest ma
sõidan kähku, käin poes Eradima ja Teos on õues siin, koduaias. Ja mõtlesin, et see on lihtsalt hea võimalus praegu ära lõpetada see asi, mitte jätta seda nii kaootiliseks, eks ole. Jällegi väga tore ja töökas nädalavahetus, täna on see mu esimene klipp, nii et tere, täna on pühapäev ja ühesõnaga vaatame, mis siit edasi välja kukub. Võib-olla ma täna siis mõne klipikese teen. Ei, mida ma valetan, see polegi täna esimene klipp. Me värvisime täna vanaema ja emaga ka mune, sest minu kallis tark vanaema, kes on oma elu jooksul lugenud läbi, ta arvas, et 10 000 või isegi paarkümmend tuhat, et tal on väga raske öelda, aga 10 000 raamatut kindlasti. No ühesõnaga, tark naine, eks ju, ikka igaühe jaoks oma vanaema on tark naine. Ja minu kallis vanaema ütles, et reedel, ehk siis suurel reedel löödi Jeesus risti. See on kurvastamise päev ja siis ei värvita mitte mingeid mune. Nii raudtee, loodame, et telefon jääb paigale. Et ja ühesõnaga, et reedel on kurvastamise päev, Jeesus löödi risti ja ta on surnud ja see on kurb päev ja siis mune ei värvita. Laupäeval siis hakkab Jeesus siis ärkama ja et siis põhimõtteliselt täitsa õige vist olekski nagu pühapäeval värvida, aga et laupäeval vaikselt võib siis ka juba ettevalmistusi teha nii palju, nagu ma pärast ikkagi vanaema jutu peale veel guugeldasin ka, sest minu jaoks on alati huvitavad sellised faktid ja ma ei ole ise kunagi sellele mõelnud. Et see munade värvimine ja koksimine siis, värvimine võib jääda laupäevaga, koksimine ja munade kinkimine peaks siis jääma pühapäeva. See on lihtsalt selline ajalooline fakt, et selles mõttes see otseselt mingit tähtsust ei oma ja me selle järgi tegelikult ei talita. Aga me jah, värvisime täna vanaema ja emaga niimoodi traditsiooniliselt sibulakoortega ja tegelikult ma proovisin seal veel värvida peterselliga ja see ei tulnud üldse välja ja ma ei teagi, mida ma valesti tegin. Aga mul on väga suur huvi ja ma tahan proovida värvida veel kodus nüüd punase veiniga, mul on veel pulmades saadik punast veini alles ja kuna me ei tarbi seda, siis mul ei ole sellest kahju. Nii et ühesõnaga ma proovin teha, kas tulevad nagu kuskil nägin videot ja keegi ütles, et jaa, kindlalt tulevad, aga no veel siin ja punase veiniga ja suhkruga ja peaks tulema ilusad punased sädelevad munad, aga elame näeme. Ma kindlasti selle katsetan ära, kui ma saan valgeid mune. Kui ei saa, siis ei saa, aga ma just nagu üritasin vanaema ja emaga ikkagi nagu looduslike vahenditega nii-öelda värvida, et kõik nipid, trikid on oodatud, ma olen väga avatud, võite kommentaaridesse panna, mind väga huvitab, et kuidas te saate oma munad ilusaks, värviliseks, et ma nagu internetis teie pilte, need on tõesti mega ilusad, aga põhimõtteliselt minu munad seal peterselli keeduvees ei võtnud nagu mitte mingisugust rohelist tooni. Ja siis lõpuks tõi vanaema siis me viskasin mingi banaanikoore veel sinna, sest vanaema ütles, et ta kuskilt oli kuulnud või lugenud, et see annab kollakat värvi. Ei, see ei teinud ka mitte midagi. Siis ma viskasin veel tillioksi sinna, et no äkki on ju läheb roheliseks. Ei, mitte midagi. Ja siis vanaema tõi viinamarja mahla välja. Ja siis me panime seda sinna surtsti. Siis me panime ädikat, sest ädikas oleks pidanud nagu kinnitama nii-öelda. Ja ei, selles mõttes mitte nagu midagi ei muutunud. Või lõpuks, kui ma nad tegelikult nagu ära siis küll ma vee alla panin niimoodi, siis tegelikult nad on sellised hallikad, et nad ei ole päris lumivalged, nad on selline kerge hall, et mitte midagi nagu erilist, aga nagu näha on, et see viinamarja mahl ilmselt on hakanud mingit sinakat tooni andma, et nagu ma ei tea, kuidas nagu tõesti ilusad erksad saab, et need, mis me tegime siis sibulakoorte, siis panime nagu kas mingi tillioksa vastu muna, siis panime sibulakoori, siis panime natukene tangu, siis panime petersellioksa vastu muna, et need jäid nagu ilusad, mustrilised ja sibulakoored annavad alati efektset värvi, need olid meil nagu ikkagi kangasse mässitud ja niidiga kinni pandud ja lõnga, panime punast lõnga ümber, see andis värvi, aga nagu jah, ühesõnaga see nii-öelda loodus, täitsa nagu
sibul on ka looduslik, aga ma mõtlen nagu, et see malts nagu küll värvi ei olnud, kuigi internet lubas mulle, aga see ei toiminud. Igatahes muna värvimise trikid minu poole teele. Mind just huvitaks nagu, et kuidas saaks nagu looduslike vahenditega. Ja seal oli veel väga palju erinevaid variante, mingi tšilli ja kurkum ja värgid-särgid. Aga nagu kuidas see värv siis sinna ikkagi kinni saada, ma ei saa sellest aru ja see petersiljoks ei olnud jah mitte midagi välja. Ühesõnaga ma tahaks rohelisi mune näiteks, kuidas ma saaks rohelisi mune? Teie kommentaarid on oodatud. Ja jah, võt ühesõnaga nüüd ma lähen siis hüppan siia külapoodi ja siis proovin täna õhtul selle video kokku saada, ma ei tea täpselt, mis siit jah välja tuli. Ma veel otsin seda õiget balanssi, kui ma olen perega koos, kuidas filmida. Aga jah, võt vaatame, kas siia tuleb veel midagi. Äkki viimaseks klipiks võib-olla minu munad, kui nad välja kukuvad. Minu veinimunad. Igatahes, kui sulle meeldib see, mis ma teen, siis kui sulle meeldis see video, siis ma ootan teie tagasisidet ja pane pöial püsti ja telli mu kanalit ja kõik need toredad jutud, sest siis see annab seda entusiasmi entukat, et edasi siin jätkata. Vot, aga siis ma hüppan poodi. Tšau! No nii, tänane õhtusöök tuleb siis selline pelmeenid seenekoore kastmes ja nendest valgetest munadest seal külapoes ma võisin und näha.